Marko, siin on meil ka üks tore väike mootorratas, millega saab alustada ringrajasõitu. Kellele see on mõeldud ja mis ratas see on? Jah, et motoringrada siis ei pea alustama kohe rahvaliiga klassist, et kui sa oled 7-aastane või isegi 5-aastane ja tahad juba alustada, et siis selle jaoks on loomulikult olemas meil väiksem klass ka, et lapsed saaks siis õppima hakata ja harjutama. Et tegu on siis mini GP mootorrattaga, mis on siis 100 kuubikuline ja sellega siis jah, kõige noorem, kes sellega alustanud on olnud 5-aastane, eks see pigem pikkuses kinni, et kui sul ikkagi jalad maha ulatuvad ja sellega sõita saad, siis saad juba alustada, et jah, tehnilistes tingimustes meil on kirjas, et 7-aastaselt võid selles klassis osalema hakata kuni siis 14-aastaseni, et aga üldiselt jah, meil pigem sihuke 11-aastased juba kolivad järgmise klassi peale, et kes on alustanud varakult, et selle klassiga ka, et kui sa oled noorem ja hakkad siis ka meie trennides käima, et ma näen, et poiss saab ikkagi sõitmisega hakkama, siis saab ka varem sellega võistlema hakata, et jah, tegu on siis jah, väga kerge mootorrattaga, väga lihtne on sellega sõita. Sellel on siis 4-taktiline mootor, tal on 5 käiku, et jah, eks sidurit ja pidurit pead sellega õppima varakult siis kasutama, et ja maksimumkiirus on tal kuskil 110 kuni 120 kilomeetrit tunnis, et see sõltub siis juba pigem sõitjast, et kui kiiresti ta kuskil kurvist välja tuleb, et siis vudib ka suurema sirgekiiruse. Et sellistega siis lapsed sõidavad ja vaikselt arenevad. See on vist vanemale selles mõttes ka mõnus ja mugav, et siin ei ole väga palju vaja midagi ehitada ja hooldada. Ja, et tegelikult jah, selle mootorrattaga on nii, et mida vähem sa seda puudud, seda lihtsam on, et istu peale, löö käima, sõida, hoolda teda, vaheta õli, vaheta piduriklotse, puhasta ja sellega asi piirdub. Ja sinu kogemusi on, et mitte ainult poisid, vaid ka tüdrukud meelsasti sõida. Selle pealt on jah, ütleme nii, et nende mootorratastega on siis ka tüdrukud sõitnud ja väga edukalt, et jah, ei ole ainult poiste ala. Kui palju lapsed ise tahavad teha ja oskavad teha ratta juures? No meie trennides suuname neid ise tegema, et elementaarne asi enne iga trenni algust kontrollida rehvi rõhku, peale trenni, kui on olnud näiteks vihmatrenn, siis alati oma mootorratas ära pesta, et kondlid peale, kondlid maha on lastel käpas igatahes. Väga äge. Nii, kui nad natuke suuremaks ja julgemaks ja kiiremaks saavad, kuhu nad siis edasi lähevad? Järgmine klass on siin kõrval näha, on siis Supersport 300, et siis selle klassi puhul on võimalus ka siis täitsa siis maailmameistrivõistlustel sõita, et sama klass on olemas siin meil lähiregioonides, et sõitmisvõimalust on palju, et tegu on siis jah 300 klassiga, küll aga kasutatakse seal tsikleid siis ka erineva kubatuuriga, et on lubatud siis 1-silindriline võib olla natuke võimsam, 2-silindriga siis natukene väiksema kubatuuriga, et see on siis jah, vastavalt tsiklimarkidele siis on see, et kasutada võib siis Yamaha, Kawasaki, KTM ja Honda mootorratas. Siin on vanusel alampiiriks 12 aastat, aga tegelikult ju ülempiiri ei ole. Jah, et sellel klassil ülempiiri ei ole meelega pandud, et tegelikult see klass sobib väga hästi ka mõnele harrastajale, kes tahab väiksemate kuludega sõita, et jällegi rehvi kulu lahjema mootoriga on oluliselt väiksem, see sikkel on kergem, taga on igal juhul lihtsam õppida. Et väga hästi sobib harrastajatele ja on ka siin, kes mõni vanem sõita, kes on varem ka superbike'i sõitnud, aga tahab lihtsalt nautida, et ei taha enam nii suuri kiiruseid, siis on ka võtnud endale 300, et sellega siis enda sõiduisu täis saada. Et jah, nii ta käib. Ütleme sellega ära, et kui mul on kodus päris vana või niisugune vanem ratas, 20 aastat, et siis tegelikult võime ka sellega ju rajale tulla ja on ka nendele ratastele eraldi klass jah, olemas. Et meil on täitsa olemas ka retroklass, et väga usinasti ka täitsa meie endised legendid sellest osa võtavad ja
ja loomulikult see retroklass on väga põnev just sellepärast, et nende mootorrataste hääl ja ikka see vana hea Castorca lõhn, et kõike seda saab siin raja ääres siis tunda, kui retroklass peale läheb. Aga kui nende 300 juurde veel tagasi tulla, tundub, et nad on lahjemad ja väiksemad, aga tegelikult praegu meil on seal nii palju nagu võrdseid ja tasemel sõitjaid, et see on nagu üks vaadatavamaid klassi üldse. Jah, eks kuna mootorrattad on üsna võrdsed omavahel, sõitjate oskused on üsna võrdsed, kuna kõik on tulnud siis sellest mini-GP klassist, et nende sõidustaas on ka kõigil enam-vähem üks, me treenime koos, ehk siis kõik arenevad koos ja sellepärast see klass nii tugev ongi, et kui me võrdleme soomlastega, ega siis soomlased saavad ikka ka peksa meie käest, et see just see koos treenimine, üksteise kiiruste ülesajamine töötab nagu ülihästi ja eks noored õpivad ka kiiresti. Aitäh sulle, Marko, ja näeme kevadel rajal.